2+2 kui palju on? 4. No, mida? Siis võib-olla sa lähed kohe teise klassi või? Mis? Ma ei tea. Meil on plaan juba ammu olemas, kuhu kooli me tahame teda saada. Nii kui saab seda taotlust teha, nii hakkame sellega tegelema. Kindlasti samasse kooli. Tallinnas alustavad oma kooliteed sel aastal umbes 4500 uut õppurit, kes ilmselt juba praegu küsivad emalt isalt, millisesse kooli nad septembris minema peavad. Usinamad lapsevanemad aga uurivad, kuidas taotluste esitamine lapse kooli määramiseks sel aastal käib. Tere päevast! Te tulite Haridusameti uksest välja. Kas teil läheb ka mõni laps kooli sellel aastal? Ja läheb tõesti. Käisin uurimas, et kas juba saab teha taotlust, äkki mõned päevad ikka on veel aega. Aga sain väga soovituse, ma teen seal ikkagi e-koolis, et nagu kõik asjad siin Eestis, et teeme ikkagi interneti teel ja see on tõesti mugav. Taotluste esitamine Haridusametile käib ka sel aastal enam-vähem samamoodi kui eelnevatel aastatel. Muutusi Tallinnas ei ole. Ikka tuleb lapsevanemal 1. kuni 15. märtsini esitada taotlus ja seda e-kooli kaudu. Ainuke asi, mida me siis soovitame teha, nagu on siis avaldus esitada ikkagi elektrooniliste kanalite kaudu ehk mitte kohale tulles. Me ikka jätame inimestele võimaluse ka paberkandjal avalduse esitada. Kui peres läheb esimene laps esimesse klassi, siis võib muidugi vanemal olla mure ja stress, et kas ikka see kool on see õige ja kas minu eelistatud koolis kohti on. Staažikas koolijuht arvab, et muretsemiseks põhjust pole. Võetakse need koolide vahelised vahemaad ja vahel on tekkinud seal vaidluse, et need 3 sammu on Nõmme gümnaasium lähemal kui mõni teine kool. Aga no see ei ole enam minu teha, nii et kõigepealt on siis Haridusamet, annab meile nimekirja ja siis vabadele kohtadele saame juurde võtta veel.